Tere kallid tennisõbrad, teisipäeva hommik ja 8.57 hakkame salvestama Matšpalli podcasti, stuudios saatejuhid Gunnar Lehest ja Riho Kallus. Tere hommikust! Ja külalisteks üsnagi stabiilne seltskond on tekkinud välja Toomas Kuum ja Alo Ojassalu. Tere hommikust! Tere! Kuna mehed heas mõttes on sellised dobermannid, kes tahavad juba selle mikri kallal asuda, sest sündmus on ikkagi üsna erakordne, aga ei saa öelda, et palju meeldivamaid sündmusi ei anna välja mõelda, annab ikka ja küllap neid päevi ka tuleb, kus Mark Lajal näiteks Carlos Alcarazzi Wimbledoni peaväljakul võidab, aga seekord ei võitnud. Maailma 269, maailma kolmanda vastu ja 6-7, 5-7, 2-6. Ma arvan, et kõik mehed siin on nõus, et kaotusest hoolimata oli üks äge tennisõhtu. Riho äkki alustab, kes sai seda vaadata, võib-olla lähemalt kui meie, aga sa juba alustasid sõnadega, et Mark ei võitnud, ma tahaks öelda, et Mark võitis. Mul on selline tunne, et Mark võitis ja kõik võitisid, Eesti tennis võitis ja see oli ikka väga-väga meeldiv üllatus ja kõik olid üllatunud, kaasa arvatud Carlos Alcaraz, kui hästi Mark mängis, nii et see emotsioon, mis seal eile väljaku peal oli ja kuidas publik Marki armastab, kuidas Mark oskab publikut enda kaasa tõmmata ja absoluutselt, muidugi Wimbledonis on alati hästi viisakas publik ja suhteliselt neutraalne, aga see atmosfäär oli fantastiline ja ma arvan, et Margil, ma eile küsisin ka Toomase käest, kui Toomas 61. aastal ise tal sama võimalus oli ja avas siis Wimbledoni turniiri, kui läks Rod Laveri vastu 19-aastasena, et mida see su karjäärile siis hiljem tähendas, et sa sellise matši said nagu pidada. Et ma usun, et see praegu Margi jaoks, teades kui tegelikult raske on tal see hooaeg ju olnud, olid ju vigastused ja probleemid ja ei ole tal ka kõige paremini läinud, et ma usun, et see mäng iseenesest ja see fakt, et ta selle mängu praegu Wimbledoni peaväljakul sai Carlos Alcarazzi vastu, ma usun, et see annab kõvasti enesekindlust ja julgust juurde edasi pingutada. Jah, see mäng oli elamus ja me siin eile arutasime ka kolleegidega, et mis oleks parem olnud, et oleks mänginud seal kuskil tagaväljakul, võib-olla siis ütleme niimoodi mõne lahjema vastase vastu või siis ikkagi see peaväljaku mäng. Et ütleme sellest aspektist ma arvan ka, et see oli isegi pigem võib-olla parem, sellepärast just oli näha, et ta ei põlenud läbi mitte mingil juhul. Jah, loomulikult nii-öelda väljakule minnes outsiderina on see variant, et sul ei ole kaotada midagi, aga ikkagi peaväljak ja millised inimesed seal kõik viibisid nii-öelda maailma eliit, nii mitte ainult Beckham oli, Branson, Riho tundis sealt veel ära mingid kokandussaate, mingi loodussaate juhti. David Attenborough. Cliff Richard oli ka või? Cliff Richard oli Attenborough, kui vana ta juba 98 aastane, kujutage ette, 26 sündinud. Müstiline härra. Aga just see moment on hästi oluline ja et ta nagu ilusti tundis ennast nagu hästi seal väljakul. Et see on erakordne kogemus ja ka tema intervjuust ja üldse sellest olekust on näha, et ta sai sellest, ma usun ikkagi väga palju energiat juurde. Jah, me võime ju spekuleerida, et mõne teise loosiga seal, võib-olla oleks veel mõne ringi edasi ja mida iganes. Aga ma arvan, kui selline terve lähenemine on ja sa saad selle atmosfääri ikkagi kätte, siis pigem antud juhul, ma arvan, see tuli isegi rohkem kasuks. Alo. Minule meeldis üks asi selle asja juures kõige rohkem. Loomulikult see, et Margi närvid vastu pidasid ja ta mängis lõppkokkuvõttes väga hea mängu, kahe küll sellise mõõnaga, aga väga hea mängu. Minule meeldis kõige rohkem see, et viimasel ajal on kuidagi see, ma ei oska öelda, selline õhkond tennise matši, polegi midagi on nautida, eks. Aga mis ikkagi eile toimus erinevates, mida iganes, siis lastilaagrites või kodudes või ükskõik. Need Kontaveit postitas story, et temagi vaatab. Jah, et see juba, mis toimus enne mängu, see ongi Kontaveit Kanepi parimate päevade sündmuste, et ta lõi sellise suure tennise sündmuse, Mark pidas sellele suurepäraselt vastu, kohati näitas fantastilist tennist,
Jah, kõik olid üllatunud, Alcaraz oli üllatunud, mina olin üllatunud uskumatul kombel, isegi mul restoranis oli maja täis, algas väikse ärevusega, kui lubatud kanalid Ukrainas on tatnad ja asjad näitasid ukrainlasi, on ju. Aga 10 minutiga saime lahendatud ja lõppkokkuvõttes oli kogu seltskond, see on fantastiline. Tegite Go3 Sport Extra paketi? Ei teinud, vabandust, ei teinud, õnneks no Rihol jääb natukene vähem raha teenimata. Seekord oli meil au BBC-st vaadata ja Kirgiuse ja kõiksugu teiste huvitavaid kommentaare kuulata. Kirgius kommenteeris seda matši või? Jah, natukene kallusest huvitav. Ma ütlen ausalt, et mina kuulasin kogu aeg kõrvaga Kirgiuse kommentaare, nii et ma tean. Sa kopeerisid. Ja kuulsin väga palju seda, mis ta rääkis. Aga mängust huvitav on nüüd see, mis Kirgius rääkis. Kirgius rääkis, ta oli täpselt samamoodi kõik üllatunud, nagu ütleme, et oligi selle naljakas, et mängu ajal visati nagu nalja selle üle, et see oleks ajaloos esimene kord, kui defending champion ehk siis kaitsev see kaotab qualifierile, Kirgius ütles, et on teab, mis numbrile on ju, et ega ajal oli ju lõppude lõpuks kõigile üllatus ja uus ja Alcarazi lause, et kuigi nad on koos noorena mänginud ja asjad ja nii edasi, et Alcarazi lause, et ega ei ole näinud teda väga ja ei tea temast ja nii edasi, aga jah, ütleme, et oligi enne mängu meie arutelus 2 eri poolt, et mis nüüd siis juhtuma hakkab, sa paned kokku selle aasta turniiri esimene mäng täismaja, mis oli ammu ette teada, on ju. Nagu te ütlesite, kõiksugu kuulsused seal ja et kuidas siis nüüd mängija sellele pingele vastu peab ja minu jaoks oli fantastiline, mis näitab sellist vähekest tšempioni sisu. Et Mark vähe sellest, ta sisenes mängu hästi, tegi varajase breiki isegi. Peale seda muidugi poolte vahetuses silmad nägu ütles, et mis ma nüüd tegin. Täpselt samamoodi nagu kommentaatorid BBC-s, et mis nüüd juhtus. Aga siis järgnes 10-punktiline ilmselgelt sellise närvide seeria. Eks seal olid nii esimese servi vead kui esimese löögi vead ja seal üks pururaiva. Aga jällegi, et ta sellest välja tuli. Lõppkokkuvõttes fantastilise seti lõppu mängis. Ütleme, et nii palju positiivseid üllatusi ma ei olegi ammu tennises saanud. No ja korra ma viitan just sellele, et mis nagu toimus üldse tõenäoliselt Eestis. Sest et ikka väga palju kõnesid, SMS-e, teavitusi, kust ma saan näha seda mängu ja kuna seal, kus mina viibisin, oli internet, ütleme, ei ole kõige tugevam. Väljakutel. No tegelikult jah, kuidagi, ma ei tea, ma ei taha siin Teliat ega kedagi nagu kritiseerida, aga üldiselt kuidagi kohati, see on kuidagi... Aga üldiselt teil on Telia, jah? Jaa, meil ongi Telia, jah. Aga me vaatasime riietusruumis seda, kuna seal ei toimunud katkestusi. Ja isegi naiste rahvas pidi meeste riiest ruumi sisenema, et seal, aga õnneks oli just enne seda oli natuke vihma sadanud, nii et platsid olid just sel hetkel veidi niisked, nii et ta ei pidanud nii-öelda osalema tennis, ütleme mees harrastajate või siis mängijate tenniseriietesse panemisega, nii et sai vaadata ka mängu. Et selles mõttes see oli tõesti elamus ja see huvi. No ma tean seda, et mõned et siit ei tule võib-olla midagi ja meil oli paar päeva enne seda oli selline nagu ennustus. Lihtsalt küsisid mõne käest, et mitu geimi või kuidas see mäng läheb. No mina olin selline vahepealne. Ma ütlesin, kuna see on ju ka Wimbledon ja muru väljak ja kus servi ütleme, osatähtsus on võib-olla ikkagi suurem kui mõnel muul kattel, et kui servi jookseb, et miks mitte seal ikka väga korralikult ta neid geime kogub ja võib-olla, ma ennustasin ka, et vähemalt ühes setis võib, tegelikult läks 2 setis, et vähemalt ühes setis tekib küll selline mingi võib-olla isegi teatav variant. Aga need, kes ennustasid 4 geimi ja kõik, ma neile ütlesin, teate, see mulle tundub ikkagi ebareaalne, te olete liiga pessimistlikud. Meil oli ka sporditoimetuse koosolekul ennustus. Jaan vist alustas seda ringi, pakkus, et paneme siis pudeli viinamarja mahla vahel, et mitu ässa lüüakse. Mina ütlesin, et laial lööb 2 ässa. Noor reporter Ken ütles 9. Jaan ise ütles 4. Ja mina pean siis noor reporterile tegema pudeli, sest 7 ässa meie noormehelt. Tuli ühes geimis 3. Laks.
tead, aga see isegi huvitav on see, et nagu, et isegi see fakt, et ta hea küll, et ta 7 ässa lõi rohkem ässasid kui Carlos Alcaraz, aga laial lööb väga palju selliseid serve, mis ei tule tagasi mängu. Et see on, tal praktiliselt pooled esimesed servid on sellised. Mõni teine oli ka? Ja, et see on tal väga, väga huvitav, just oluline fakt. Kuigi tegelikult, kui me seal natukene pärast neid numbreid Ubaga analüüsisime asjad nii edasi, kuigi võidu põhiline või kuigi ta tegi 1-2 game'is kõik need, et esimest servist võidetud protsent oli ikkagi 68, mis on vähe, mis on kindlasti vähe. Ja vastasel 84, jah. Vastasel 84. 58 näitab mul. Isegi 58, ma nii peast ütlesin, ühesõnaga ma täpselt ei mäleta, aga see number oli väike. Aga jah, kui kihlvedudest rääkida, siis mina võitsin ka kihlvedu, ma alati sellest see on juba teine kihlvedu. Ja sellest püsikaotajast, kes meil kogu aeg kaotab neid kihlvedusid, siis kas see on tavaliselt isik, kes ise pakub neid? Jah, just. Ma aiman juba, ma veel kord räägin nimedest, me ei räägi, eks. Aga ta pakkus mulle sellise lihtsa kihlveo, kus mul ei olnud. Ma isegi tunnistan ausalt, mul on tunnistajad ka, et ma peaaegu seisu ütlesin õieti. Ma ütlesin, tulevad 7-6, 7-5, 6-4 setid. Okei, 6-2 tuli. Aga kihlvedu iseenesest oli pluss-miinus 11 game ja midagi lihtsamalt pole elus vastu võtta. Muru väljak, soliidse serviga Marek, ehk siis 11 game'i. Mina panin loomulikult 11 pluss game'i. Ja see püsikaotaja pani alla selle siis. Aga see selleks tegelikult, ma veel kord kordan, see, mis selle asja ümber käis, see oli minu jaoks, see oli suur võit Eesti tennisele. Meil isegi Jumal andis niimoodi, et täpselt selleks andis vihma, meil käivad praegust need rahvusvahelised võistlused, kõik mängijad said rahulikult pausi teha, vaadata seda mängu, Tondiraba foyees oli rahvast täis, nii et kõik asjad, kaasa arvatud vihmajumal mängis meie kasuks. Ja üks moment, võib-olla millest ta oli tõesti ülimalt kahju, oli see teise seti lõpu murre, kus tegelikult ju lajal oli 40-15 juhtimas. 40-0 oli ees isegi, jah. 5-5 pealt. 5-5 pealt, jah. Ja see game oli tegelikult selles suhtes see oli õnnetu, et see sealt ära läks, et see oli jah, ta tegelikult tegi seal ise paar sellist viga ja peab ütlema tegelikult, et nii esimeses kui teises setis ikkagi need otsustavad tähtsad momendid meister näitas jälle, milleks ta võimeline on. Esimene sett ta praktiliselt, tegelikult Carlos Alcaraz servis kehvasti, esimene sett eriti, aga tiebreaki lõpus fantastiliselt hästi jälle. Ja täpselt sama lugu oli, turniiri parim punkt mängiti selles samas game'is, kus Alcaraz, kus nad mängisid selle pika pallivahetuse ja Alcaraz lõpetas winneriga. See oli praktiliselt kõige ilusamad punkt üldse, et ta ikkagi nendel tähtsatel momentidel mängis ülimalt hästi. Aga mis on huvitav, et tegelikult oli ka päris mitmeid pikki punkte, kus võitjana tegelikult tuli välja ka Mark tuli välja ja mulle meeldisid need punktid, kus nad seal nii-öelda see lähivõitlus oli seal, kui nad olid koos võrgus ja seal ta kuidagi pead ei kaotanud. See on ka selline, need momendid näitasid, et ta oli hästi valmistunud selleks mänguks. Mulle meeldis, et sellel mängul oli ka mitu eellugu. Ühes Riho rääkis ikka selle eetris ette see, kui treening oli lõppenud ja mida siis Ferrero ütles lajale? Jah, see oli see lihtsalt moment, et Carlos Alcaraz tegi trenni Flavio Cobolliga koos ja oli sattus selline pallivahetus, kus Cobolli vajutas eest käega Alcarazile seal joone ära ja siis Ferrero nägi lajalit ja ütles lajalile, et kuule, et vaata, et sa homme niimoodi Alcarazi vastu ei löö. Pool naljaga naarisid, aga ikkagi teavad ja tunnevad üksteist. Ei, selgelt mängijad ju tunnevad ja teavad, ütleme, kui seal võib olla tõesti kirgios ja nad, ütleme, enamusele ja kes seal ka tribüünil istusid, võib-olla tõesti 99,%, kes ei teadnud, mis mehega tegemist on. Aga eks seal siseringis ikka teatakse ja arvestada seda, kellega Mark on ju ka trenni teinud ju nimekate mängijatega. Ja Papirin, Danil Medvedev, aga võt Alo ja Toomas, te olete kindlasti nõus sellega, et kui sa sellise mängu ära mängid ja nüüd, kui sa järgmisele turniirile lähed, tuleb see Ferrero sinu juurde, ütleb, kuule, tule, lähme teeme trenni, eks ju. Et need faktid, et sa oled nende meestega ikkagi... Neid positiivseid asju sellise mängu juures on niivõrd palju ja ma veel kord ütlen, et see on nagu hästi-hästi tore, et Mark sellest jõudu sai. Kõigest sellest, ütleme, täistribüünid, Wimbledoni keskväljak, enam paremaks tennis minna ei saa, on ju see Wimbledoni keskväljak on ju põhimõtteliselt kõikide väikeste tennisistide unistus. Muideks just arutasime, et kes on siis seal väljakul käinud läbi aegade ja tegelikult üks nimi unustati ära, kuigi see oli nii-öelda juuniorite siis turniiril või Kennete finaal. Jaa, et tegelikult on siis, kui mul nüüd
nüüd valesti ei ütle, ma ei tea, mis seal 70-ndatel võib-olla toimus veel, kui Prantsusmaa lahtistel näiteks ükskord mängis meil päris mitu Eesti tennisisti, siis peaks olema ju 5 mängijat, eks on ju. See arutelu oli vist konkreetselt Wimbledoni peaväljakul. Jaa, just ma räägin jah, et Leius, Võsand ei ole mänginud seal ju, õige, siis on 4 jah, võtame üldse Eesti tennisisid, Kaia, Anett, Leius, see on 3, Zopp on 4 ja 5 on siis, Mark ikkagi 5, jah. Sa räägid Wimbledonist, mitte peaväljakust. Kas sa tahad öelda, et Zopp ei mänginud peaväljakust? Ei. Wimbledonis ei ole keegi. Tommi Haasiga ta mängis ikkagi, aga mingid teised. Ja ilmselt juunioride finaal ka seal ei mängitud. Üks fakt, mis ma ise eetrisse ütlesin ka valesti tegelikult, kui oli kunagi Kanepi mängis Kvitoga, see oli esimesel väljakul ja tema ei ole ka mänginud ja ongi ainult mänginud, kunagi mängis kas Zopp, nad mängisid Prantsusmaa lahtisel peaväljakul ja teine mäng, mis oli Kaia mängis Šarapovaga peaväljakul. Aga Kaia mängis Watsoniga või see oli ka esimene väljak, jah? Jaa, aga nad ei ole kunagi, tüdrukud ei ole kunagi mänginud Wimbledoni peaväljakul. See fakt iseenesest. Ma räägin, sellepärast ma ütlen, et see on nii eriline. See Wimbledoni peaväljakul on nii eriline, absoluutselt. No seda enam siis. Ja me eile arutasime Toomasega ka, Toomas ütles, et vaata, siin ei ole ühtegi jälge, ei ole ka väljaku peal, seal ei lasta sul trenni ka teha, turniiri vist üldse praktiliselt. No ütleme niimoodi, mul on ka seal praegust terve suur hunnik ekspert, vanasid ässasid tennisetreenereid ja seal Tondirabas praegust koos üle maailma. Arutasime seda turniiripäeva hommikul minu arvates lastakse lüüa. Ma mäletan, kunagi rääkis, kas see oli... Kuskil oli pilt Alcarazist eile hommikul löömas. Aga ma mäletan kunagi, kas Federer rääkis sellest või keegi nendest suurest kolmikust rääkis, et äkki mingi pool tundi saad lüüa, mingi maksimum, selline hästi lühike. Aga jah, ülejäänud aja aastas seda muru hooldab. Ainult need suured ässad, see on väga limiteeritud. Ei, ma räägin, ma ütlesin ka, et ei saa mängida, aga keegi parandas, et Alcaraz tegi seal hommikul trenni, ma ei tea, kas Mark tegi, aga Alcaraz küll. Just huvitav, ma vaatasin, kui mäng lõppes, et Alcaraz võttis murutossud jalast ära, pani mingid teised tossud, mõtlesin, kas nende tossudega võib siin muru peale üldse kõndida. Jaa, aga sina, Alo, oled võib-olla paremini kursis, et eks on ju seda Wimbledoni muru, vähemalt seal ka peab, et teda on niimoodi pügatakse, et ta on veidi nagu ikkagi aeglasem, kui seal võib-olla ma arvan, et kõik on samad ikka. Ei, seal on selle kõrgusega kuidagi mängivad. Wimbledoni muru lasti kõrgemaks, see oli kuskil Federeri aastatel, ma mäletan. 8 praegu. Jah, Federer oli õudselt pahane selle üle, et kas seal oli Federeri need võitude alguse aasta või igatahes 4 pealt lasti 8 peale, et teha muru aeglasemalt ja nii edasi. See on kergejõustikus võetakse uus oda. Jah. Sisuliselt ja teistmoodi lennu. Et mingi aeg võtsid vastu otsuse, et teha Roland Garros kiiremaks ja muru aeglasemaks ja võib-olla on see õige, Tonta teab, aga Federer väga happy selle üle ei olnud. Kui sa vaatad tegelikult neid päris vanu salvestisi seal võib-olla 70-ndatest, siis oli tõesti, mõned mängud olid niimoodi, et oli ka ainult serv ja siis kohe tungiti võrku ja oligi selline serve and volley mäng ja oligi mõni mäng võis ka olla selle tõttu ka nagu suhteliselt võib-olla igava võitu, et ainult siis nagu ja kiired lõppmänge oli hästi palju. Et eks see mingid põhjused on. Ja. Eile Nick Kyrgios tegelikult tuletas kas või neid aegu meelde, kui ta ise hakkas esimesed turniirid Wimbledonis mängis, et kuidas ikka serviga saadi punkti väga kiiresti, et üks pikki pallivahetusi, nagu me eile nägime, seal praktiliselt ei olnud. Aga ma lugesin kunagi ühte artiklit selle kohta, selle muru ettevalmistuse kohta ja see protsess nägi kuidagi niimoodi välja, et isegi seal hakkab mingi praktiliselt kuu või paari nädala tagant millimeeter võetakse maha, et kuidas seda kasvatakse, see on nagu meeletult peen protsess ja nüüd on ju see, kuidas see eesti keeles on, see on ryegrass, see on siis nagu rukki mingi, ühesõnaga, vanasti oli see 2 erineva muru segu, aga nüüd on siis üks muru, mis on ka Roehamptonis nüüd sama, et nad on ikka seda seal muutnud, aga jah, see on omaette teadus. Sest on ju varasematel aastatel on olnud probleeme küll nendel väljakutel, ütleme seal just eriti selle tagumise joone juures, et võib-olla ka natuke libeda turniiri lõpus on nagunii. Aga seda ma ütlen, et see muru on parem kui jalgpalli EM-il. Ma teeks ettepaneku võib-olla, Alo, et Toomas võiks ühe selle väljaku teha mandel Kalevisse, et saaks ettevalmistada Wimbledoni. Ja harjutada. Jaa, aga sina võiksid olla siis see murumeister.
kuule, aga mulle meeldis tegelikult, et veel oli ju eellugusid. Mark Laial ise pani Instagrami, et vau, milline loos, ma lähen seda matši võitma. Ja seda märkasid mitte ainult meie eestlased, vaid ka eksperdid maailmas. Kuulasin täna hommikul The Tennis podcasti, seal pühendati ka sellele matšile, no siuke 7-6 minutit. Ja loomulikult üllatas Mark ka neid, toodi välja selline huvitav asi, et vaata Mark ütles, et tema pani tähele, et ka Alcaraz on närvis. Et siis läks tema närv veel suuremaks. Aga Alcaraz oli öelnud, et hoopis tema oli närvis, ta nägi, et Laial üldse ei ole närvis, mis on ka nagu tunnustus meie vennale, kuidas ta suutis selle närvi võib-olla ära peita. Ja siis loomulikult pikalt oli juttu nendest rastapatsidest ja siis meenutati, et ma ise visuaalselt seda üle kontrollinud, et Wimbledoni meeste karika peal on kuskil mingi ananas. Ma tahtsingi öelda, et tal on nüüd nimi ananas, sellest oli igalt poolt juttu, et see pineapple on ja siis, et kui ta nüüd spetsiaalselt selle jaoks tegi, siis anti nagu kulpi mehel, et see oli nüüd äge asi. Aga see on suur asi selles mõttes, et kui ütleme, sa jääd niimoodi ka silma, et tulevikul turniiridel kuskil, et sa oled nagu silma jäänud, et sul võivad tekkida teatavad poolehoidjad, kes võib-olla nagu otseselt nagu põhjust võib-olla nii kohe ei olekski. No vaadates rahva reaktsiooni, kui Mark sealt väljakult ära läks, siis üks on vähemalt kindel, et ükskõik, mis mängu ta tulevikus Wimbledonis mängib, siis keegi tuleb ikka vaatama. Ta kuulub sinna Federeri klassi, mitte Djokovic'i klassi. Mis mulle tegelikult meeldis, kui oli seis 5-1 otsustavas setis ja kui Mark veel võitis kolmandas setis, vabandust, jah, ja kui Mark veel võitis selle ühe game'i, need emotsioonid, kuidas vaatasin, David Beckham naerab, David Attenborough naerab, ikkagi mäng oli nagu elav, et ei olnud nagu, et nüüd on kõik lõppenud, et Mark oli ikka rusikad püsti ja see oli lõpuks ovatsioonid tema lahkusel. Seda, mida Alo rääkiski vahepeal siin mõni minut tagasi, et mis on nagu kaasal tennis sageli nagu natuke puudu, et ega see ei peagi võib-olla nagu justkui midagi erilist tegema, aga see õhkub mängides, et on selline mõnus õhustik või kuidagi, kõik on põnev, kõik on nagu ikka sportlik ja võitluslik, aga midagi on veel. Et seda on hakanud võib-olla viimase tennise sageli jääb nagu natuke väheks kuskil, ühesõnaga Margil on see X-faktor olemas. Mul ei lause poole, et tegelikult vaata, kui hea ülikonnaga saab nagu mitmel üritusel käia, siis hea soengu kohta võib sama öelda, et sellega saad ka New Yorgis mängida, see meenutab ka Vabadussammast. Aga muideks, Margil on ju see juba ammusest ajast, et ma mäletan, kui ta päris pisikese poisina mängis, siis ta, ma ei ütle mitte ainult siis nagu nii-öelda soengu pärast, aga ta kuidagi kohe algusest peale jäi silma ja ma võin öelda, et ma siis 5 aastat tagasi, natuke isegi rohkem vist, või umbes 5 aastat tagasi tegin võimalik, et see oli esimene üldse niimoodi intervjuu või ühes podcastis temaga tegin ja juba siis ma tunnetasin midagi sellist, midagi on seal nagu õhus, et see, ta liigub nagu üldiselt õiges suunas ja selline suhtumine, et ei olnud ka selleks midagi utoopilist juttu ei jäetud. Aga hästi selline konkreetne ja muidugi ka väga suur roll on ikkagi perel, kes on kogu aeg teda nagu toetanud ja ema roll on siin ka väga suur kindlasti, kes on pidanud aastaid nii-öelda Markiga koos seda teekonda läbima, nii et nagu Mart rääkis meile saates, siis emal oligi võtmeroll, et üldse tennis mängib, sest Mart oli kuskil Lõuna-Ameerikas oma poistega mootorratastega sõitmas ja ema ütles, et mina ei oska nende motikatega, et ma viisin ta poisi tennisetrenni. No see on selge, miks motikad ja kõik olid, see on ju teada, et seal peres on ka nii-öelda tehnikasporti hästi palju. No sa mäletad, kuna Mart ju ise siin saates seda lugu rääkis, jah? Mul on, me siin eelmise aasta ühes US Openi saates vist rääkisime Margist ja ma tean Marki väiksest poisist alates, kuna ta mu pojaga ju ühes vanuseklassis võistleb. Ma ütlen, kordan lihtsalt selle üle, mida ma tookord ütlesin ja olen praegu seni sellest, et Margi üks suur eduvõti taga, kuidas need sõnad läksid, nüüd ei tea, suur võti edu taga. Edasi jõudmine siis või? Ühesõnaga, tema professionalism ja väga noorest vanusest. Ütleme, et nii lõpmatuseni, kui ma oma pojale teda eeskujuks tõin, poeg loomulikult midagi ei õppinud. Aga juba 12-13 mänguks valmistused, venitused, gripide panek, asjad, nii edasi, Ja see, kuidas ta seda teeb? See ja paned sinna töö veel taha, siis kokkuvõttes tahad või taha annab tulemust. Aga räägime veel Margi matšist või võtame ülejäänud 100
27 matši ka. Või vabandust, jagatud 2-ga. Jah, üks pool tabelist Ja. on mängitud, teine pool hakkab täna mängima. Ei, ma panin matšide arvu, panin liiga suure. Matšide arvu tuleb 2-ga jagada. Aga vist mingit üllatust sa ei panna mehed-naised kokku mehed-naised kokku. Me võime kohe mingi siin üllatuste top 5 teha näiteks eilsest päevast. No nii, mis top 1 on? No kindlasti top 1 on Austraalia lahtiste finalisti langemine avaringis, mina arvan. Et see matš, ma küll seda mängu otseselt ei näinud ja ei kommenteerinud, aga nagu Toomas ütles, et keegi Lulu Sun kuskilt Austraaliast maailma 123. siis lülitas välja Quinwen Shengi otsustavas setis, et Quinwen Sheng mängis Austraalia finaalis. Aga paigutatud mängijaid eile langes veel üks minu jaoks väga positiivne üllatus kindlasti ja kes sattusid vaatama, ma tean, et meil seda ülekandest mängu ei olnud, aga treener Harri Neppi vaatas selle mängu algusest lõpuni ära ja kindlasti ülimalt põnev Otto Virdanen. Jaa, ta jõudis ju teise ringi. Ainult 7 geimi loovutas Max Purcellile, kes mängib väga korralikku murutennist tegelikult. Et see on huvitav ja Ottol oli väga raske kvalifikatsiooniturniir, aga selline esimese ringi mäng ja Ottol on ju teise ringi vastane on väga põnev matš tuli seal, kes seal oli Ottol, see oli väga huvitav vastane oli, ma kohe ütlen, kes Otto teise ringi vastane oli. Tommy Paul. No ja meie üks lemmikuid. Ja no meie üks lemmikuid, aga Tommy Paul on ju Queensi turniiri võitja, nii et see on praktiliselt mõnes mõttes Soome tennise jaoks natuke nagu paralleele tuua meie matšist Alcaraziga, päris sama ei ole, aga see on kindlasti ülimalt põnev, kuidas Ruusuvari mängib täna vist, jah? Jah, Ruusuvari mängib täna, jah. Ei ole. Mängis eile. Mängis eile? Ei, tabelis nagu ei... Ruusuvari, vabandust. Ei, Otto mängis eile, jah. Aga et see on kindlasti hästi huvitav. Üks eestlane ja üks rootslane ka, eks on ju, ja siis ma ei tea, kas on seal veel siin Põhjamaadest, meie lähedalt nii-öelda. Ikka Ostapenko, jah. No ma mõtlen meeste, jah, ma keskendusin praegu nii, üllatus top 2. No üllatus top 2, no võib-olla see Otto väga ja võit oli ka üllatus selles mõttes, et ta nii kindlalt võitis, see, et ta võita võiks, aga see, et ta sellise mängu mängis, see oli kindlasti suur üllatus, see on väga positiivne üllatus, Otto on ju ka meil ikka Eesti tennisega palju seotud, tegi ju siin trenni ka päris oma jagu kunagi, kui isa Jürgenit juhendas, ta oli ju väike poiss. Ja mitmed aastad minu turniir. Siin on ka Eesti käsi mängus. Jah, siin on Eesti käsi nagu mängus. Jälle Eesti käsi mängus. Ja kolmas Eesti käsi mängus loomulikult tuleb rääkida mustast lambast Denis Šapovalovist, sest seal on nüüd ju selja taga Indrek Tustit. See on otses mõttes käed mängus. Jah, seal on ju ka Eesti käsi mängus, nii et see on ka positiivne üllatus, et Šapovalov on tagasi ja mängib väga korralikult, nii et loodetavasti sealt tuleb ka tõusu. Denis Šapovalov alistas eile 3 setis Nikolas Jarri, turniiri 19 paigutus, ei ole lihtne mees, 6-1, 7-5, 6-4. Et see on kindlasti põnev, kuidas hakkab Šapovalovil edasi minema. Sabalenka loobus. Te hakkasite kohe kahtlustama mingit vandenõud. Hakkasime natuke kahtlustama. Aga Sabalenka oli sellele vihjanud juba turniiri eelsel pressikonverentsil. Ma ei tea, mul natuke tekkis kahtlustus, et ma hakkasin mõtlema, et Aleksandrova, Azarenka, Sabalenka, et kuidas nüüd viimasel hetkel äkki järjest hakkas niimoodi, aga võib-olla ei ole seal mingit vandenõud, ma ei tea. Lihtsalt see kuidagi tundus nii kummaline. Aga, ja näitas veel seda videod just enne seda, kuidas ta tegi soojendust seal vahetult enne matši algust, et kas ta nagu siis ei teadnud, et tal see vigastus on. Ei, ta oli ikkagi sellest rääkinud. Jah, selge. Ei teadnud tausta, aga lihtsalt kummaline, et kõik sellised mängijad seal järjelt läksid. Mis mulle kõrva jäi, et kui me eelmine saade vist arutasime, kellest saab see kolmas selles suures uues kolmikus, siis Toomas Leius ütles, et selleks saab Jack Draper. No vara seda natukene öelda, mulle väga Jack Draper meeldib ja loomulikult, mis minu jaoks oli nagu natukene üllatav, et ma käisin tänase ajaga veel läbi, ütlesin Jack Draperi mängi homme. Siis Toomas, oled sa kindel, vaata korra uuesti. Ja siis vaatasid, et ta mängib küll ka väljakul number 2, huvitav. Et Suurbritannia esireket just võitis suure turniiri, et aga Andy Murray mängib siis tsentrist täna. Et see oli natuke üllatav, ma isegi ei tulnud selle peale, et ta võiks mängida mitte väljakul 1 ja tsenter. Jah, kui ütleme siin kelleks suurde kolmikusse pürgida, siis ütleme, et
esialgu teeb ta endi ees ainult kummardusi, et noh jah, et seal on veel nagu ta on nagu see kädi, jah? Mingist suurest asjast saame rääkida siis, kui mingi suur asi juhtunud on. Kui muidu, siis me võime selle nimekirja päris pikaks tõmmata, kellest võib potentsiaalselt saada ja mõningad vennad nagu Zverevid, Tsitsipad on siiamaani potentsiaalselt suured mängijad. No eile tegelikult oli suure üllatuse valmistajad, oleks võinud ju olla noor Tšehh Jakub Menšik, kes oli Aleksander Bubliki vastu 2 seti ees, aga nagu me kõik teame, kes tennist jälginud on, siis 5. parem mäng algab 3. setis ja see kogemus alati nendel noortel mängijatel ikkagi seda mängu mängida, võib-olla nad juba tähistavad võitu peale seda 2 seti võitmist, seal oli sama lugu, oli ka itaallase Arnaldiga, kes oli samuti 2-0 setidega juhtimas ja kaotas matši. Temal oli vist, kes seal vastane tal oli mul Tiafoe, just täpselt, et ka kogemustega mees. Et noh, niisuguseid asju juhtub alati. Ei, see teebki nagu meeste tennise ja Grand Slamid huvitavaks, et teed telekas lahti 3. mängutunnil ja sa näed, mis huvitavad asjad hakkavad juhtuma, on ju, tihti paar esimest tundi on mitte jalutuskäik, aga eelmäng kõigeks juhtuvaks. Ja võib-olla ühest, seda peaks ka ikkagi üllatuseks loomulikult nimetama, aga mis oli hästi huvitav ja me juba päeva alguses kohe sellest matsist rääkisime, et 2 noort teismelist omavahel mängivad, Brenda Frufirtov ja Mirra Andreeva, et mis sealt saama hakkab, sest me teame, et Mirrat juba teatakse, Mirra on juba pildis, Mirra on paigutatud mängija täna juba 17-aastaselt, aga Brenda Frufirtova on ka fantastiline, juunioride klassist kõik teavad, kes on näinud, mismoodi see tüdruk on mänginud ja mõlemad õed, aga just eriti veel räägiti nooremast õest. Ja noorem õde võitiski eile Mirra Andreev ära. Et see on põnev, mängib nüüd Paula Badosaga teine ring. Aga kes üldse turniiri meil siin ära võidavad naistest ja meestest? Teeme oma ennustused ka. Noh, jah, kes alustab? Keegi ei taha. Meestega on 2 varianti. Seal Djokovic või Murray? Ei. Gunnar alustas ennustamisega. Sa nägid mind läbi, ma tahtsin öelda Djokovic ja Rune, on ju. No, tore, aga okei, lähme nüüd tõsiseks ikka. Tegelikult see kuulub sinna jälle Sinner Alcarasi valdkonda ja loomulikult muru võib anda mingeid üllatusi, ütleme, et vahepeal märkusena, et Pavel Kotov, meie õnnetu vend kaotas ka sama lugu, täpselt sama, tema oli ka 2-0 just. Ja et sellised 2-0, 2-3 kaotusi, 2-0 pealt 2-3 kaotusi tuleb. Aga loomulikult võib mingisugune üllatus siin juhtuda, aga ükskõik, kuna Kirgios ei mängi, siis ma ei usu nendesse üllatustesse väga, et ilmselt Sinner Alcaraz, kahju küll vist tabeli ühel poolel, eks? See annab Djokovicile mingi võimaluse, aga pigem mitte. Kuigi 2-3 ringi on Djokovicil väga hea tabel, aga... Ja tabel on tõesti hea, jah. Aga ma arvan, et see veerandfinaal on seal, kus miljonite lemmik püsima jääb. Okei, vabandust. Aga hoiame ikka pöölt Alcarazile, siis saame öelda, et meie käsi oli meile mängus. Ja teine asi on see, et ma alati tahan, et tennises hakkaks mingeid suuri asju juhtuma. Ja Alcarazil neid Grand Slami juba hakkab kogunema. Okei, kihvt oleks, kui Sinner püsiks tal kannul ja siis nad kahekesi lähevad sinna 22, 3, 4, 5-ni. Täna, nagu me eelmises saates rääkisime, et täna me seda 3. veel sinna punti ei näe ausalt öeldes, aga see samane Menšik või ükskõik nendest mina ütlen, seda 3. ei tule ka. Kuidagi, ma ütlesin, teaks ainuke põhjus, miks ma arvan, et 3. tuleb. Seks, et ajalooliselt on see nii kogu aeg olnud. Kui sa ükskõik kuhu vaatad, siis on olnud tekkinud 3 gruppi, mitte 2, vaid 3. Borg, Connors, McEnroe, Becker... Lendl tuli seal vahepeal, jah. Jah, et see kuidagi see... Aga jah, võib ka juhtuda 2 mehe vahel ja siis nad jaga siis 66 Grand Slami 3-2-ga, siis saavad mõlemad 33. Lahendatud. Korras, jah. Riho, võtad vastu? Eelmine kord me ennustasin Prantsusmaa lahtis võitjad, panin paika, aga siin ei ole midagi keerulist, 33 siis jääb.
kui eksperdid ütlevad. Tuleme siis mõne aasta pärast kokku jälle. Jaa, aga eile, me eile kuidagi jälle rääkisime Toomasega just seda Alcarazi ja Sinneri teemat, et nad on nagu kaks selles suhtes natuke erinevat, üks mees on hästi emotsionaalne, hästi keevavereline, võib mingi hetk natukene võib-olla, ta on selline, võib-olla mingitel momentidel ta mängib üle ja mingitel momentidel ta mängib liiga rahvale ja mingitel momentidel ta võib olla kergelt ehmatunud, nagu ta eile oli natuke mängu alguses, et Jannik Sinner on selline peaga rohkem ja stabiilselt sirgjoonelisem, et nad on nagu selles suhtes on natukene erinevad tüübid, mis ongi ülihuvitav. No ongi, Federer Nadal oli see on hästi huvitav, on selles mõttes kaks erinevat karakterit, aga eile oli üks intsident Sinneril, mis tekitas muret ja ma ikkagi kuidagi kardan, et see puus hakkab Sinneril tegema häda ja seal eile ta korra libises niimoodi, see libisemine tegelikult tundus, et pigem, et jalg läks natuke põlvest välja, aga Sinner võttis kohe puusast kinni ja ta eks neid asju varjatakse ja välja näidata, aga see oli kuidagi natuke nagu muret tekitav. Me olime mures ka Roland Garros esimeses ringis, nägime sama asja. Kuigi mõlemad, nii Alcaraz kui Sinner enne Wimbledon ütlesid, on palju paremas konditsioonis kui enne Prantsusmaa lahtiseid, mõlemad ütlesid. No siis nad olid mõlemad lausa ütleme treenid. Aga see on murutennis ja eriti sa pead sellega arvestama, et kui sa mängid õhtul, muru läheb libedamaks, tekib väike kaste, see tingimused totaalselt võivad muutuda. Fantastiliselt oskab libistada muru peal, ma eile vaatasin, millised jälle, kuidas Sinner libistab, on õppinud muru pealt. Kogu aeg tuleb mingid uusi asju Sinneri mängus, et kui ma vaatan jällegi nagu seda, me just eile arutasime, et kui me vaatame nagu arengut, siis tundub nagu, et Sinner on nagu arenenud kiiremini, tema mäng nagu muutub väga oluliselt nagu kuidagi küpsemaks, pidevalt on nagu muutuseid näha seal mängus. Mina arvan ikkagi, et kui siin mingit imet ei juhtu, siis mina arvan, et Sinner võidab selle Wimbledoni turniiri ära, aga mine sa tea, mina pakuks Sinnerit ikkagi. Sa pole veel, Toomas? Kahe nime vahel me siin põhimõtteliselt mõtleme, et aga võib-olla olekski huvitav, kui Sinner võidaks selle turniiri. Kui tõesti nüüd seal midagi... Ma vist jään kolleegiumiga nõusse. Ma praegust proovisin pingsalt mõtelda, kumba peale ma panen, aga eks ta nii 55-45 olukord on, aga Sinneri kasuks. Aga naistes ka mõni favoriit on? Üks asi ma tahaks ära mainida, seal on üks fakt, kui nad jõuavad nüüd poolfinaali, tunnid väljakul, kui näiteks vaadake Sinneri tabelit, teine ring Berrettini on ja seal võivad, kui nüüd satub mõnel selline mäng, mis võib siin nagu, eriti just ma kardan Sinneri puhul, võib-olla Alcarazi puhul mitte nii väga. Ja lõppude lõpuks muru on ka selline kate, kus lihtsalt, kui sa satud inimese vastu, kes omab võimast servi ja see on tema päev, siis võib kõiksugu asju juhtuda palju rohkem kui teistel katetel. Aga ikkagi ma jään sama. Ma jään ka sama arvamus, ikkagi ma selle mõttes, ma eile vaatasin ka seda Jannik Sinneri mängu ja ma ei usu, ma kardan, et see Berrettini jaoks on see kõik liiga kiire seal, mis seal toimub. Ja Berrettinil ikkagi on olnud ju viimasel, üldse siin mingi periood on olnud ka ikkagi, tal on vaja nii-öelda jälle jõuda sellesse nii-öelda võib-olla kas või sellesse vanasse nii-öelda sellesse positsiooni, eks on ju. Kuigi ta on sellega üllatavalt hästi hakkama saanud peale vigastust, on küllalt kiiresti jälle head tennist mängima hakanud ja et ta ju alles mängis ka finaalis, kelle vastu ta siin mängis. Okei, aga te äkste nüüd küsimusest kaldusite kõrvale väga osavalt, kes naiste võidab? No kes see tahab seda ennustada? Kes? Kauf. Ja mina just vaatasin ka selles mõttes tabet, et Kauf on võiks nagu ära võtta. Jah. Aga iseenesest, ma ei tea, eelmine aasta näiteks oli see Genini just see avaringi mäng oligi vist, kas oligi Kaufi vastu või? Seekord on Sviatek. Ja ma just ütlengi, et just see Wimbledon, et seal võib ka äkki mingid, ma ei tea, ma ei usu muidugi väga, aga kes teab, võib mingi üllatus ikkagi tulla, aga pigem ma praegu, kui vaatasin tabelit, siis vaadates viimast 2 aastat, kas ikka võib üllatus tulla? No see on jälle ikkagi see Wimbledon, ma ikkagi rõhutan sama, mida ka Aalo on mitu korda öelnud, et see on spetsiifiline kate ja seal on võib-olla naiste tennises ta nii palju seda kontrasti ei ole võib-olla kui meestel. Just selle servi võib-olla faktori tõttu, aga ma millegipärast muidugi sisetunne ütleb, et Kauf on ehk seal üks selliseid tugevaid pretendente võidule. Lahe mäng on täna Tomljanovic Ostapenko.
eile oli lahe mäng Osaka ja Barry ja Naomi Osaka ei jätnud üldse väga kindlalt mulje, et seal ikka mäng oli üles-alla ja sai selle mänguga küll hakkama otsustavas setis 6-4, aga kindlasti Naomi Osakat ei tasu ära unustada, et ta kindlasti mängult läheb paremaks ja me mäletame, mis Prantsusmaa lahtistel toimus Igas Fianteki vastu, nii et väga põnevusega ootan, mis sealt toimub, aga mul endal muidugi on isiklikult ülikahju on 2 aastat olnud, see tundub muidugi Mission Impossible praegusel hetkel, aga see, kuidas Chabeuril on läinud seal lihtsalt ja kuidas ta on koristanud ära kõik need rasked vastased ja siis finaalis on aga seal alguses tal ei ole vist kõige hullem tabel. No eriti eelmine aasta. Siis tuleb Montgomery või Kadetski, siis võib tulla Svitolina 3. Ta võitis ju eelmine aasta, olid mõlemad, nii Sabalenka kui ka Rõbakina võitis ju ära, eks ju, ja siis finaalis, milline tabel tegelikult ja siis ei saanud. Aga teeme Eesti meistrivõistluste minutid ka siia otsa, palju me teame üldse, kes siia tulevad? Millal nad hakkavad? Mul poeg ütles eile, et oli ainult Tamm üles antud. No Tamm, ma tean, kuna ta treenib seal kogu aeg meie klubis, et mis päeval on mängud? No tegelikult hakkavad juba, kvalifikatsioon hakkab juba reedel. Ilmatead ei ole positiivne, seda hakkab jälle see seal võib-olla venima ja esimesed päevad vähemalt võib jälle, see on probleem, millegipärast ei ole huvitaval kombel, et praktiliselt iga aasta nagu Eesti meistrivõistlused tulevad, et just see juuli 2. nädal on ja on olnud sellist vihma, et kummipaadiga on parklas Riho vist võttis just Tallinki kummipaadi. Riho on aerutanud meil seal parklas, nii et see on nagu, sellest on õnneks vist videod ja veel on alles, nii et seda võiks isegi vahest tihedamini uuesti kuskil meedias. Seda on päris tihedalt juba näidatud. Ma arvan, see ei lõppegi ära, et seda võib ka kunagi hiljem näidata. Et mis seal kõike on tehtud, seal on nii isegi bensiiniga põletatud neid lõkkeid, see on see vana meetod, mis kunagi kasutati ja imeasja, aga ma arvan, et ütleme, kui me võtame selle koosseis, ütleme naiste turniir ja meeste turniir, siis tõenäoliselt naiste turniir on selles mõttes arvestades meie kõiki seda, ütleme sisemist edetabelit ja niimoodi on kindlasti parem, selles mõttes esindatus, et seal võib-olla tuleb päris palju mängijaid kohal, aga meeste poolel on, mäelt kui ma Markusega eelmise aasta finalistiga rääkisin, Mölder, siis tema nagu mainis, et ta mängib kindlasti, eks on ju, aga ma eeldan ma ei tea näiteks Klinka ja täiesti Klinka, ma võin rääkida, Klinkaga on pahasti praegu, Klinkal on põlvevigastus. Ma rääkisin just Andres Kuhiga paar päeva tagasi ja ta ei mängi Eesti meistrivõistlusi. Ja võib-olla isegi on vaja sekkuda kirurgiliselt, jah. Et sellepärast oli ka Karl Kiur-Saar Margiga koos praegu, et Klinka on Eestist ja nad midagi treenivad, aga ühesõnaga keeruline on Klinka seis. Jah, et see meeste turniir on suur küsimärk, et kuidas, aga muidugi me korraks Wimbledonis unustasime ära, et ikkagi paaris mängus on meil ka üks tennisist ikkagi esindatud, vähemalt asetetuna lausa, nii et Ingrid Neel, et me kuidagi natukene libiseme, me saame aru, et üksik mäng on rohkem fookuses, aga see on ka ikkagi oluline fakt. Aga ma rohkem ei oska lisada midagi, sest et registreerimine veel käib. Üks on kindel, et Neel ei mängi eestikaid, jah? Ma olen seda kuulnud küll, jah. Või ma arvan, et Mark ka ilmselt ei mängi? Jah, ei olnud lennupilet. Ei, Mark läheb kohe Ameerikasse otse, ma Margiga just eile suhtlesin ka, ta läheb otse Wimbledonist kohe Ameerikasse vist Challengerile mängima. Kas Kiur-Saar läheb ka või? Ei tea, võib-olla. Ei tea, aga jah, kui nüüd võtta nagu neid mängijaid, kes nagu tuuri peal mängivad ja võiks eestikatel mängida, siis me ei saanudki rohkem nimesid praegu kui Tamm, paaris mängus Siim Troost mängib üksikut, ta ei mängigi väga ja siis on ülikooli poisid seal Seemanid ja mis see Ojakääru seis on praegu? Teevad trenni, ma ei tea, kas Ojakäär vahepeal trennis seal meil klubis kui mängib Oliver Ojakäär kaasa, aga samas siis on võib-olla ka siin ega ei tea need, mis olukord Tammel on, meil siin enda GP-del on vist Sten Hiiesalu kogu aeg on siin esimene, võib ka nende meestega siin võib-olla siin rinda pista juba. Aga jah, suhteliselt lahtine on, meestel on lahtine, naistest on lihtne, ma arvan ikkagi, et kui Jelena Malõgina, siis tema on kindlasti peafavoriit. Ja. On nõus, aga ma nägin sellel eelmisel täiskasvanute GP-l ka Anett Schuttingu vormi ja Anett Schutting teeb sellist comeback ja ta on super füüsilises vormis ja treenib väga palju jälle meie klubis treenib hästi palju. Väga hea näeb välja. Markus Mölder on kirjas?
on juba. jaa, Markus Mölder, ma vaatan praegu, jaa, Markus Mölder on kirjas, nii et jah, Markus, muidugi. Jah, aga ja kui me nüüd Estikatega näiteks ühel pool oleme, siis ma tahan öelda, et meie noortalent mängib Tondirabas, ma tahtsin juba kuskil saate algus mainida, et mul käivad rahvusvahelised turniirid, eelmine nädal oli, ma arvan, 10 aasta kindlasti parem meestena mängisid meeste tennist poiste ITF, kus sellist draamat oli, et poolfinaalis ameeriklase ja prantslase vahel, kes oli otse Roland Garros tulnud, ameeriklane oli 6-3, 5-3 ilma probleemideta oma servi hoides ees ja siis sai kuuma rabandus. Esimest korda nägin mina oma turniiril sellist asja, et läheb servima matši võidule ja järsku ei seisa jalgadel enam. No te ei arvestanud kliimalist iseärasust, kui tuled siia kui ta sealt Floridast tuleb siia, siis siin on ikkagi see on huvitav, aga eks siin on see niiskuse teema ja kõik sellised. Aga jah, prantslane võitis ja supertennist ja see nädal on siis 14-aastaste turniir, Anikina alustas võidukalt ja põnev vaadata, mis ta seal nende tipu vene tüdrukutega teeb, see on põnev. Aga alati meeldiv rääkida teiega ja loodame, et selliseid päevi nagu eile tuleb meil elus veel ette ja kindlasti tuleb. Aitäh teile tulemast saatesse ja aitäh kuulamast! Aitäh!